Lähme edasi oma järgmise põneva koolimaja looga. Gustav Adolfi Gümnaasium. Nendel on sel aastal üks uus maja Tallinnas kasutuses ja selle maja lugu räägivad siis Sillet Viilas, projektijuht ja Eero Ääremaa, kooli IT-juht. Palun. Tere, mina olen siis Sillet Viilas ja mina olin siis kaasatud meie uue Kotsepuu õppehoone renoveerimisse projektijuhina. Ja minuga koos on täna siis... Minu nimi on Eero Ääremaa, tere! Mina olen Gustav Adolfi Gümnaasiumi IT-juht, siis lisaks õpetan see aasta ka 4 programmeerimisringi ja kõige selle kõrvalt olen ka õpilane. Mina räägin siis täna rohkem maja renoveerimisest ja ehituslikust poolest ja Eero keskendub siis pärast IT-le. Ja näitangi siis esiteks meie õppehoonet. Selline ta näeb välja. Asub Kalamajas, meie praegusest peamajast umbes 8 minuti jalutuskäigu kaugusel. Maja on siis ise 4-kordne. All on garderoobi aatrumid. Teisel, 3. ja 4. ja 5. on siis õpperuumid ja on ära jaotatud selle järgi, et allpool on siis koduklassid ja ülevalpool on meil looduse, loome, IT ja kunstikorrus. Nii, ja kus me siis praegu toimetame? Praegu toimub meil õppetöö 6 erinevas õppehoones. Peamaja on see, mis on siis Suurkloostri 16, seal keskel see punase katusega. Seal on nüüd, kus varem olid algklassid, on nüüd keelemaja, mis jääb siis kohe teisele poole. Siis meil tuli vast renoveerimisest võimlamaja ja võimlamajast natukene eemal on ajaloomuuseum. Ja 6. õppehoonena siis ongi siis Kalamajas nüüd meil Kotsepuu maja. Nii, milleks siis üldse uus õppehoone? Et meie puhul oli selleks kindlasti õpilaste arv. Kuna aina enam kolib õpilasi ja ehk siis peresid Kalamaia ja vanalinna piirkonda, siis igaühel oleks vaja ju õppekohta, mis on kodu lähedal. Ja kuna meie kool siis selles piirkonnas asub, siis tehti ka meile ettepanek ja sel aastal siis õpib Kotsepuu majas 1.–6. klass ja seal on õpilaste arvuks hetkel 569. Peamaia jäi meil 7.–12. klass ja seal on 676 õpilast. Ja kui tuua nüüd võib-olla välja ka eraldi, et palju siis on põhikoolis ja kui palju on gümnaasiumis, et selleks on siis 850 ja 431. Ja kokku siis kõikides õppehoonetes on meil 1281 õpilast. Nii, ja millest siis algas kõik meie uue koolihoone lugu? Kõige esimesena tekkis soov linna poolt. Linna haridusvõrk on siis korrastamisel ja kus ja kuidas siis täpselt elavad need lapsed, kus nad peaksid oma kodulähedasse kooli saama. Kõigepealt tehti meil ettepanek, oli veebruarikuu aasta 2016. Tuli meile siis abilinnapea külla ja rääkis sellisest plaanist. Sel hetkel saime meie siis kaasatud sinna koolina. Edasi läks projekt nii, et hakkasime kevadel siis kaasama endal vajalikke partnerid. Selleks sai kindlasti alguses eskiisprojekti koostamisel arhitektuuribüroo. Kui eskiisprojekt sai valmis, läksime sellega edasi ehituse juurde. Selleks, et siis ehitaja leida kuulutati välja konkurss. Konkursi kuulutajaks on siis Tallinna Haridusamet, kuna tema on ka siis selles projektis tellijaks. Ehitaja sai valitud. Edasi valis ehitaja endale arhitektid. Meie puhul siis ei olnud sama arhitektuuribüroo. Alustasime koostööd siis uue arhitektuuribürooga. Mõnes mõttes käisime uuesti läbi kõik omad unistused, plaanid. Selgitasime need ka neile ära. Ja sealt eskiisprojektis siis läks edasi eelprojekti tegemiseks. Kui saab eelprojekt valmis, jõuame edasi põhiprojekti juurde. Ja kui siis projekti tasandil on juba olemas plaanid, jõuame ehituse juurde. Ja ehituse algus siis oligi meie jaoks detsembrikuus, talvel. Ja sellele oli siis eelnenud tegelikult päris palju eeltööd nii meie enda kooliperega koos kui ka siis teiste partneritega. Nii,
ja kõik sai siis meie jaoks alguse sellisest plaanist, et siin ruudulisel paberil on välja toodud. Visandasime selle paberile ja see tegelikult oligi meil kogu aeg mõttes, et täpselt sellist õpikeskkonda me tahaksime nii enda õpilastele kui ka enda õpetajatele, et kõik seal hästi end tunneksid. Ja hetkel paikneb see sama plaan meil Kotsepuu maja õpetajate toas. Et visioonist teostuseni. Ja kogu see etapp tegelikult, ütleme esimesest mõttest kuni siis majja kolimiseni võttis aasta ja pool aega. Et 1,5 aastat siis oli selle hetkeni, kui me astusime päriselt õppima sinna õppehoonesse. Ja ehitusele kulus siis 9 kuud koos siis algse planeerimisega, et reaalselt, kui me hakkasime projektiga tegelema ja kui see valmis sai. Nii, sellel ajal, kui siis meie ise juhtkonnaga õpetajatega unistasime uuest koolimaja avamisest, tegelikult olid ka sinna juba kaasatud õpilased. 8. klassis teevad kõik õpilased meil loovtöö ja üks õpilane sai innustust meie uuest õppehoonest ja võttis oma loovtööks ingli. See on siis klaasvitraaž ja samal ajal, kui meie õppehoone valmis, siis tema valmistas terve selle aasta ette oma inglit, mille ta siis ka avas kooli avamisel ja ideeks oligi see, et kuna meil peamajas on ingliõuel on ingel, kus siis kõik gümnaasiumi lõpetajad läbi astuvad ja mõnes mõttes on see üks tähtis sümbol meie kooli jaoks, siis õpilase enda soov oli kanda ka kogu see ideestik ja mis tundeid see õpilastes tekitab ka uude majja. Et tema oli siis kogu aeg selle mõttega juures, et seal õpilane Johanna Põder ongi näha, kus ta siis 1. kuni 6. klassi õpilastele tutvustab inglit ja mida see sümboliseerib siis meie kooli jaoks. Kaasamine. Hästi tähtis projekti puhul, et tegelikult kõik tunneksid, et see koolimaja saab olema nende jaoks just selline, ta hakkabki välja nägema, nagu me ise selleks siis sisendeid anname. Et keegi teine ju tegelikult väljaspoolt ei tea seda, mida meie soovime. Et sellepärast peabki olema ise võimalikult palju kogu aeg käed küljes ja panema endale ka kirja selle, mida sa tegelikult saavutada tahad. Ja meie kaasamine nägi siis niimoodi välja, et alguses siis tuli linna poolt soov, siis linna poolt see läheb Tallinna Haridusametile, kes tegelikult on ka siis tellijaks. Haridusametiga järgmisena tuleb kängu kool, siis kool kaasab kõik, keda ta ise vajalikuks peab. Meie puhul olid selleks kindlasti õpetajad, meie enda õpilased. Neid me teavitasime esimesena, et meid on siis ees ootamas laienemine natukene kaugemale. Siis kindlasti me võtsime kaasa ka meie vanemad. Kaasasime nii hoolekogu, vanemate kogu kui ka erinevad töögrupid. Erinevad töögrupid siis kogunesid nii suve alguses kui ka siis suve keskel. Et me ei olnud tegelikult, kuna meie protsess toimuski päris palju planeerimise protsess suvel, siis me ei saanud lähtuda sellest, et millal õppeaasta algab, et siis me hakkame tööga pihta, vaid vastavalt vajadusele täpselt sellises etapis, kui projekt oli, pidid ka meie siis ütleme vanemad ja õpetajad ja kõige tähtsamad inimesed sellega kaasas käima. Sest kui sul jääb teada, et papist midagi tegemata, siis seda hiljem ka tegelikult lihtsalt ei tule. Et sellest olid kõik teadlikud ja kõik tulid meil hea meelega kaasa. Nii, siin piltidel on nähagi siis, et esimene pilt, see kõige suuremalt, et on tehtud siis Vana Kalamaja 9 aadressil, kus meie Kotsepuu maja asub. Arhitektid kirjeldavad siis eskiisprojektis seda, et millised töid nemad on varem teinud ja millisena nemad näeksid meie uut õppehoonet. Siis keskmisel pildil on näha, kus me olemegi siis oma vanemate kogu ja hoolekoguga. Tegime päris palju ringkäike koolimajja, et võib-olla algfaasis juba hajutada natukene hirme, erinevaid arvamusi sellest õppehoonest, et võtsime kohe kõik huvilised kaasa. Käisime nii majas sees kui väljas, rääkisime sellest, siis, kuidas keegi seda näeb ja milline võiks olla. Ja kõige siis ülemine pilt siin varemal pool on näha, kuidas siis sissekolimisel olid kaasatud meie enda õpilased, õpetajad. Nädalavahetusel läksime, viisime asjad sisse, et igaüks tunneks seotust. Avatus. Oleme planeerimisel kindlasti panime rõhku avatusele, et maja ise oli algselt siis U-kujuline ja meie soovisime, et majal oleks oma süda.
tegime siis majale juurde aatriumi osa, et näha ka siit need telingud punased paistavad, et see kõik on tegelikult juurde tehtud uus osa. Nii et osad õpperuumid lisandusid sinna väliskülge, tuli õpetajate tuba siia külge ja ka rekreatsioonialasid, kus õpilased liikuda saavad. Et ongi näha, et ringi ratas saab käia, et tegelikult igal korrusel, kus sa viibid, sa näed, mis majas toimub. Et kunagi ei ole sellist tunnet, et sa oled majas üksi, et avatuse all siis on ka see süda on meil avatud majal, kui ka kõik klassiruumid. Et klassil on siis uks on klaasist ja ka üks siis seinapaneel on klaasist, et tegelikult kui majas inimesed liiguvad, siis sa näed, mis toimub klassides, kõik on avatud, meil on uksed avatud, me ei lukusta ühtegi ust, et olenemata sellest, et mis kabinet või ruum see hetkel on, klassiruumid on avatud, õppetöökabinet on avatud, kõik on igal ajal avatud, lähed, kasutad, oled, kui sul vaja on. Koosolekute ruumid samamoodi on mõeldud nii õpetajatele kui õpilastele ja ligipääs on siis igalt poolt, et kohe näiteks kui keegi alla aatriumis meil klaverit mängib, on üle maja mõnes mõttes kosta, et midagi on toimumas. Ja avatus ka selles mõttes, et seal, kus lapsed praegu istuvad, toimuvad nii kontserdid, aktused, kui ka siis muul ajal on seal lauad ja on söömine. Et multifunktsionaalne ja kõik see, ütleme, tähtsam tegevus toimubki meie maja südames. Märkamine. Kindlasti aitab palju kaasa, nii läks natuke palju, aitab avatus ka märkamisele kaasa, et ei ole sellist olukorda, et mõni laps kuskil üksi nurgas seal nutab, et alati keegi näeb, läheb, räägib, nii õpetajad kui õpilased omavahel, et siin pildil on ka näha, et kus õpilased hoolivad teineteisest, seal kallistavad vajalikul hetkel, kui vaja, kui õpetaja on midagi tegemas, märkab õpilane seda. Ja vasakpoolsel pildil näiteks oleme tähistamas meie valvelaua leedi siis 70. juubelit, et isegi nii, et kõigil on mõnes mõttes oma selline tähehetk ja kõik märkame, hoolime. Majas oleme hästi palju pannud rõhku liikumisele. See on ka käinud kogu aeg planeerimise etapis meiega kaasas. Et kui sa seda kohe alguses juba sisse ei planeeri, siis sul lihtsalt neid võimalusi hiljem ei teki. Meie liikumine toimub siis nii sees kui väljas. Et täna oli väga tore, et õppejuht just hommikul saatis kirja, kui edastad siis lapsevanema rõõmusõnumi, et mida on toonud kaasa meile liikumine õues. Et meil ongi niimoodi jaotatud, et tunniplaan on tehtud nii, et paar tundi toimub ära, siis on 1. kuni 3. klass on pool tundi väljas pool ja pooled söövad. Tunniajane pikkune siis vahetund on, siis toimub jälle järgmine tund, siis on järgmine söögi vahetund on 4. kuni 6. klass väljas, pool tundi on väljas, teised söövad, teevad vahetuse ja jälle siis tund aega täis, hakkab jälle õppetöö nendel pihta. Et vanemad siis tõid välja just selle, et kui nad ise mõtlesid, et mida on nende jaoks kaasa toonud see, et lapsed siis õues mängivad vahetunni ajal, et lapsed on olnud palju tervemad. Et kindlasti see juurutamine võtab aega. Aga on juba näha esimesi positiivseid märke. Mõni on toonud välja, et lapsel on käed tugevamaks muutunud, et on pildi pealt näha, et kuidas nad turnivad seal turnimisalal. Et väljas siis ongi pallimänguväljakud, turnimisalad, jooksurajad. Juba kooli sisse tegelikult saab tulla ainult siis liikudes mööda pandust, lähed alla sealt ja samas on sellest võimalik ka teha kooli ümber 500-meetrine jooksutiir, et ümber maja. Ja koolis sees oleme palju pannud rõhku rekreatsioonialadele, et õpilane saabki nii ise siis keksukastid kõike muud liikuda, kui ka siis tundide raames on siis tantsutunnid, kehalised, et kõik siis toimub kas siis sees või väljas. Ja võib-olla erisus praegu meie kehaliste puhul on see, et meil eraldi võimlahoonet ei ole ja propageerimegi seda, et iga tunniga, igal ilmaga oleme väljas, lihtsalt peab olema sobilik riietus. Väljas on siis tõuksiparkla, kui lapsed tulevad päris palju tõuksidega ise kooli, et piirkonna lastel on see eelis olemas. Nii, õpime igal pool. See on ka meie märksõna olnud planeerides.
et vahet ei ole siis, kus sa koolimajas viibid, sa leiad alati endale koha, kus sa saad õppida ja samas kasutavad ka õpetajad seda tunni mitmekesistamiseks, et nii klassis sees kui klassis väljas, et vastavalt võib-olla siis ka õpilaste siis meeleolule, et kas neil on vaja praegu liikumist rohkem või siis mis teema täpselt omandamisel on. Et pildil on siis näha, et kus meil on pingsilaud. Maja peal on hästi palju erinevaid väikseid laudu paigutatud, meil on kotttoolid, et kus sa saadki tegelikult võtta jalast ära, tunda ennast mugavalt, lihtsalt heita pikali täpselt see viis, kuidas sul praegu õppimiseks sobib, täpselt selle siis võtad. Siis me õpime nii sees kui väljas. Oleme viinud ühe väliõppetunni läbi siis katusel, tulid siis helikopter maandus, seostasime selle siis kohe ainetunniga. Õpilased olid all terrassil, nägid, kuidas siis kopter maandus. Hiljem läksime üles vaatama. Piloodid seletasid, et mis on siis kopter, kuidas ta lendab, kuidas õhku tõuseb. Samas toimus ka meil tuulesoki avamine ja sealt siis tuli juurde siis, kuidas tuul täpselt liigub, kust, kui kiiresti, kus suunas, et õpilased oskavad ise sellele tähelepanu pöörata. Et juba kaugelt kui tulla, siis tegelikult on see sokk on meil näha. Ja seal on ka üks õpetaja rääkimas siis taimedest ja ka koolisööklas, näiteks võib-olla erinev siis teistest koolidest, et meil on ise teenindusletid. Kõige pisemad ka võtavad kandiku, lähevad leti juurde, ise valivad. Alguses oli päris palju seletamist, et väike laps tõesti see, et 5 kartulit vist on natukene palju, aga et kui nüüd on juba paika saanud, et tõstad täpselt nii palju, kui sa ise jaksad süüa. Et selline õppimismeetod ka. Nii. Õpilased ei taha koju minna, mida me võtame ise siis komplimendina. Nii, nüüd tuleb valele poole natukene. Ma kirin siit. Eero aitab mind vahepeal. Et oleme teinud sellise koolimaja, kus tõesti õpilased tahavad olla. Et päeva lõpus on näha, et õpilased, kas nad mängivad veel malet, on boksikoti kallal või siis kunstiõpetajaga meisterdamas linnukesi siis maja peale. Et alguses me saime tegelikult ju maja, ütleme ikkagi valgel kujul, et see ei olnud kohe ära sisustatud, et vaikselt me nüüd tegeleme ka sellega ja teemegi maja täpselt omanäoliseks, et need linnukesed seal on õpilaste endi tehtud ja nad on laotunud neid igale poole maja peale laiali ja läbi selle siis ka siis tunnevad, et osake neist on igal pool majas. Et need on need põhilised märksõnad siis, mida me planeerimisel silmas pidasime ehitusliku poole pealt. Ja nüüd räägin mina teile siis IT poole pealt, kuna siin on kindlasti palju digiinimesi ja IT inimesi, et siis kõigepealt kõik algab siis planeerimisest meil. Nagu te näete, on meil siin hästi suur tabel, et esimene asi, mis meile öeldi oli, et palun koostagegi siis tabel kõikidest oma unistustest, kõik, mis saada tahate. Ja nagu te näete, siis ega see kõik ei ole valge, et loomulikult on siin ka punast, mida me ei saanud ja on asju, mida me saame siis nüüd järgmine aasta, kuna tegelikult iga klassiruumi me veel ei kasuta, et siis kõik klassid ei ole veel IT poole pealt hästi sisustatud. Et siin oli siis kõige algus, et nagu te näete, on meil siin nagu arvutiklassi ja multimeedia robotika klassi siis plaan. Multimeedia robotika klassi kutsume meie Makerspace'iks, ehk siis see on koht, kus õpilased saavad tulla ja teha ise midagi IT-valdkonnas ise teha, aga sellest natuke hiljem. Et nagu te näete, siis siin on palju juba joonistatud ja kritseldatud ja on läbi mõeldud, kuhu panna siis need arvutid, mis pidi, et kuhu me teeme salvestusstuudio, kuhu me teeme siis lao, et neid asju on hästi, sellist planeerimist oli hästi palju ja meil on väga hea meel, et me saime kõik läbi rääkida ja saime teha nii, nagu me ise tahtsime. Natuke siis tavalisest klassiruumist, et siin on meil 2 nii-öelda eri varianti. Paremal te näete klassi, kus on kasutuses nutitahvel. See on siis selline peaaegu nagu teler, mida saab katsuda kuni siis terve klass korraga, et põhimõtteliselt terve klass saab korraga joonistama tulla sinna. Ja siin üks õpetaja paremal pildil väga hästi kasutab seda koos dokumendikaameraga, mis on igas klassis, et siis näiteks töövihiku harjutust terve klassile näidata ja lasta õpilastel siis kohe teha. Ja vasakul te näete siis teist lahendust, mis on projektor, lähikuva projektor ja siis selline paneel, puutepaneel, mis töötab
funktsionaalselt põhimõtteliselt samamoodi, aga tal ei ole siis Androidi, et mis on sellel parempoolsel nutitahvlil. Et neil mõlemal on omad plussid ja miinused. Nii, siin on meie arvutiklass. Vasakul pildil te näete, kuidas me kaasasime õpilasi pea igasse sammu seal protsessis, ses suhtes, et siin meie oma 5.–4. klassi õpilased aitavad meil neid arvuteid paika seada. Et nemad on siis, tulid meile ise, ütles, et meie tahame aidata ja paljud tulid ka ütlema, et kuna 1. septembril või siis 4. september oli esmaspäev, et siis 4. septembril kindlasti arvuteid igas klassis veel ei olnud ja me usinasti tegelesime sellega, siis õpilased tulid ise meie juurde jutuga, et meie klassijuhataja tahab ka arvutit kasutada, et me paneme ise püsti ja me andsime neile vabad käed ja siin te näete, kuidas nad töötavad ja on väga õnnelikud, sest nad said teha ise oma keskkonna endale. Siin pildil on näha siis vasakul linna IT-meeskonda, kellega me oleme väga tihedat koostööd teinud, et nii lahe IT poole pealt maja luua, et tänu neile siis see kõik on võimalik. Ja hetkel siin pildi peal näete siis meie Makerspace'i. Vasakul on see alles siis ehitusjärgus, aga paremal on siin juba kõik valmis ja toimub isadepäeva üritus, kus õpilased siis teevad koos isadega mingeid roboteid. Et tihtipeale see klass on see, kus õhtul kell 5 või lausa kell 6 õpilased ikka veel oma robotitega pinistavad ja tinistavad seal, et see on tõeliselt lahe koht, kus meil on ka 3D printer, mis on päris palju kasutust leidnud, lisaks laptopid ja iPadid mobiilse arvutiklassi jaoks. Siin te näete meie väikest salvestusstuudiot, kus saab teha väga edukat näiteks kooliraadiot, et terve maja peal on siis kõlarid ja hetkel siis iganädalaselt õpilased kas loevad näiteks luuletusi ette või laulavad, et see on niisugune salvestusstuudio. Ja nüüd üks väga põnev koht siin majas, vähemalt mulle väga põnev, on virtuaalreaalsusklass. Põhimõtteliselt meil on siis anti üks ruum, öeldi, et tehke mis tahate sellega? Me mõtlesime, et me teeme multimeedia sellise black boxi, et põhimõtteliselt niisuguse multimeedia, nagu täieliku multimeedia ala. Aga see päris ei õnnestunud ja siis me mõtlesime, et mis oleks veel lahe, mis teha saaks. Ja leidsime, et virtuaalreaalsusala, et siin paremal pildil on näha, kuidas õpilased istuvad kotttoolides ja minu kolleeg siis Sven Ervin näitab, kuidas siis seda virtuaalreaalsuskomplekti kasutada. Et siin on veel üks pilt, kus me oleme kasutanud seda ala ka multifunktsionaalselt. Ehk siis näiteks siin vasakul pildil toimus üks otsepilt Brüsselisse ja paremal on siis näiteks puht liitreaalsus või virtuaalreaalsus töötuba toimumas. Õpilaste kaasamine, õpilaste kaasamine on meil hästi tähtis selles osas, et meil on moodustunud selline punt õpilasi, keda me kutsume IT-õpilasteks. Nad on siis nii peamajas kui Kotsepuu-majas igal pool. Et igas klassis on 2 õpilast, vabatahtlikult tulevad ja me kutsume neid IT-õpilasi sellepärast, et kui õpetajal on mingi probleem klassiruumis, ütleme, et juhtub samamoodi nagu mul siin, klõpsid vasakule paremale, midagi ei toimi, siis see õpilane tõstab käe püsti ja ütleb õpetaja, ma oskan nüüd aidata ja tuleb aitab seda õpetajat. Ja vastutasuks teeme meie neile kõik IT-meeskonnas, et neil oleks võimalikult lahe keskkond, siis näiteks virtuaalreaalsusega laseme mängida, tutvustame neile esimesena, kui meil on mõni uus robot ja kõike selliseid lahedaid asju. Ning lisaks vanemad õpilastele anname võimaluse siis korraldada huviringe noortematele näiteks. Ning siin on üks lahe intervjuu seitsmendikega paremal pildil. Ja IT kindlasti tohi seisma jääda, et meil on näiteks väga selline kõrgtehnoloogiline kaamerakomplekt, mis on meil, ta on kallis, aga palju hullem oleks see, kui ta läheks seisma, kui ta läheks katki. Ehk siis me anname hea meelega oma kaameraid ja kaameravarustust välja, kui seda kasutatakse eesmärgipäraselt, sest et kõige jubedam, mis enda kaameratega juhtuda saab, on tegelikult see, kui nad seisavad kapis ja mitte keegi neid üldse ei kasuta mitte kunagi. Kardavad, et oi, äkki see on liiga kallis, et ma ei julge, et vastupidi, tuleme, koolitame, kasutage, et saab kogemust jälle, et see on niisugune.
see on väga tähtis meile. Ning siis mõned soovitused. Et mida meie siis õppisime sellest renoveerimise protsessist ja siis uue õppehoone loomisest, kus me saime ise olla kogu aeg kaasas. Kindlasti, et unista unistuste õpikeskkonnast, kus kõigil on hea olla. Mõtle nii siis õpilasele, õpetajatele, kuni siis kokkadeni välja tegelikult, et ka neil oleksid väga head tingimused, kus igaüks hommikul sooviks tegelikult minna ja kus siis töötada. Lisaks siis peab unistused panema kõik paberile kirja, et küsija suu pihta ei lööda ja kõik, mida sa oskad unistada, tuleb ka välja rääkida. Ja tee omalt poolt kõik selleks, et see, mida sa soovid, saaks teostatud, olenemata siis, kas sa pead seda tegema või sa võid seda teha, et alati, kuna see lõpptulemus on see, mis jääb, siis proovi alati olla kaasas ja anda endast sel hetkel ikkagi maksimum. Ja loomulikult on tähtis näha ka ette siis kasutaja vajadusi, et mida tahaks teha õpilane näiteks vahetunnis või kuidas tema koolis oleks õpetajal võimalikult hea tundi teha, et kõik sellised asjad peab siis varasemalt läbi mõtlema ja see planeerimise käigus kirja panema. Kaasa varakult spetsialistid, sa ise ei ole igal alal spetsialist, et lihtsam on siis võtta keegi, kes on seda juba korra teinud, oskab läbi võib-olla neid kitsaskohti või probleemkohti, mis hiljem tulevad. Mida varem kaasata, seda kergem ja tulemusrikkam see on. Ning loomulikult on hea ka luua valmidus siis järgnevateks projektideks, et näiteks meil on võimalik majja lisada orel või siis ehitada juurde võimla, et kõik sellised projektid on väga tähtsad, et nende jaoks valmidus oleks, et oleks arenguruumi. Et võimla jaoks võib-olla, et ongi see sama palliplats, mis meil kõrval on täpselt samas mõõtmes ja lähiaastatel me siis soovime, et sinna ka tuleks meile võimlamaja. Ja kindlasti on siis ka tähetorn, meil on tehtud juba tähetorni kuppel ja kõik on valmis, aga lihtsalt ootame veel teleskoopi. Et kõigele tuleks juba mõelda, kuigi see võib-olla ei ole kohe teostatav, aga valmiduse saab luua. Ja kindlasti tuleb olla selleks, et üks hea koolimaja ei saa mitte kunagi valmis. Seal jätkub tegevusi, jätkub meil ka praegu ja nii kui üks hea idee saab teostatud, tegelikult ootab ka juba järgmine. Et seda, et valmis saaks, kindlasti ei mitte. Nii et siin on näha korraks meie rõõmuhetk, et vastakul pool olen ma ise paar tundi ende avamist ja hiljem siis paar tundi hiljem 4. septembril avasime meie õppehoone, et see hetk, mida tegelikult sa oled ju nii pikalt oodanud, et jõuab kätte ja said ka õpilased siis asuda õppima meie alguses õpilastele võib-olla tundunud mänguväljakule, kus kõik tormasid hooga sisse ja nüüd kõik on juba harjunud ja õnnelikud ja rõõmsad oma meie uue koolimaja üle. Aitäh teile! Suur tänu! Aitäh väga põneva ülevaate eest. Õnne soovida ei saa koolimaja valmimise puhul, kuna nagu te ütlesite, valmis ei saa koolimaja kunagi, aga tore teekond. Et ajakavas püsida, võtame ühe küsimuse ja see on juba siia esitatud Slido.com-i, et kui tahate olla esimesed, kasutage seda keskkonda. No, teil on teostunud mitmed unistused, nagu te kirja panite. Milline nendest on kaasa toonud siis kõige suurema kaasatuse õpilaste pool või õpetajate pool? Millise unistuse nagu teostumisega on õpilased ja õpetajad kõige rohkem kaasa läinud? See on siis alguses, kui me planeerisime ilmselt mõeldud seda etappi. Jah, et kindlasti see keskkond ja võimalused, mida uus maja võib pakkuda, et kuna see maja, mis meil varem oli, tegelikult seadis ka omad piirid juba, et uus maja oli kindlasti see, kus sa said luua midagi uut, midagi enda jaoks. Et tõesti kunstiõpetaja ka kujutas ette, kuidas ta õpetab seal, milliste laudade taga, kuidas kodunduses sul peaksid paiknema kõige paremini need kokandussaared seal. Et täpselt see, et sul oli võimalus luua enda jaoks parim töötamistingimusi õpilastele, siis õppimistingimused. Lisaks siis see makerspace, ma ütleks äkki IT poole pealt, et see on olnud see, kus on kõige rohkem võib-olla õpilasi kaasatud ja õpilased on kõige rohkem ise sõna sekka saanud. Aga hea, ma tahan ise veel väikse küsimuse suruda vahele, kasutan oma eelisõigust siin moderaatorina. Me eelmise ettekande puhul kuulsime väga palju sellest, et see maja on tark. Energia tarbimine, energia sääst, monitoorimine, kõik see. Kas ja kui palju nüüd teie uue õppehoone juures ja renoveerimise juures seda poolt on ka tehtud? Et see maja ise on, jälgib oma energiatarvet, kasutust, tarbimist? Ja, meil on tegelikult samamoodi. Ma tean, et majandusjuhil on omad
lahendused, kus ta tegelikult täpselt jälgib, et kus mis on ja maja tegelikult teeb ka ise parandused ära. Et meil on ka täitsa kasutuses. Aga me ei ole veel sinna andmeanalüüsini jõudnud, millest varem Väätsa kool rääkis. Peame külla kutsuma. Selge, suured tänud veel kord, teeme ühe aplausi veel. Aitäh!